Tere jälle kõikidele minu imelistele headele sõpradele, tuttavatele, nii-öelda televaatajatele, jälgijatele ja ka Andruse sõpradele ja jälgijatele. Tahangi täna siis oma sellise vestlussaate enne ja pärast Indiat, elu enne ja pärast Indiat sellises teises kohtumises tutvustada teile ühte huvitavat meest, kelle nimi on Andrus Kaalep. Tere, Andrus! Tere! Mis sa arvad, Andrus, miks sa siin täna oled? Ma arvan, et tõenäoliselt armastus India vastu on see, mis meid ühendab ja see, miks sa kutsusid. No sul on, ma arvan, et päris õigus isegi. Mis see sinu selline märksõna siis India kohta on? Indial ei ole nagu ühte märksõna. India on nii suur ja rikas maa, et India on nii erineva palgega, aga kindlasti on ta mu top destination, et kuhu alati tahaks minna, et on jube põnev maa. Igas mõttes on jube põnev maa, toidu mõttes jube põnev maa, kultuuri mõttes, religiooni mõttes, enesearengu mõttes, tervise mõttes, ütle vaid, jube kihvt, jube huvitav maa. Absoluutselt, ma olen sinuga täiesti nõus. Mitu korda sa oled Indias käinud? Ma olen ainult ühe korra ja 1 kuu järjest, nii et esimese korra kohta oli päris hea. Ja ma saan aru, et sul oli kogemusi ja selliseid vau-efekte ikkagi rohkem kui mõnel inimesel, mulle tundub 4-5 korra kohta. Et mis see sinu selline kõige suurem vau-efekt Indiast oli? Mis sa tunned? Jällegi on see, et kuivõrd me olime 6 aega ja olime erinevates kohtades, on ju alates selle lõunapoolse Tamil Nadu ja nii-öelda siis religioonse poole pealt kuni üles ja keskel Kahuraju ja Varanasi, siis Taj Mahali nuusutades ja Agra linnas ehk siis ja Delhis, et nagu see need olid nii erinevad. Igalühel on oma India. India on nii suur maa. Ja nagu üks mu tuttav diplomaat ütles, et India ei olegi maa, India on kontinent. Ja sellepärast, et minul on ka vahepeal niimoodi, et tuttavad või keegi küsivad, et kus sa Indias soovitad mul minna, mida sa sealt tahad, mis su eesmärk on ja kuidas ja üldsegi kuhu kohta sa lendad, eks ju, sellepärast, et India ühest otsast teise on täpselt sama palju maad kui Euroopa ühest otsast teise, et see on täiesti nagu mitukümmend erinevat riiki, see India. Aga kus sinu... Aga kus sina siis oma seda reisi alustasid või mis põhjusel sa sinna või mis oli see üldse selline, et kui sa enne polnud Indias käinud, et mis see mõte oli üldse, et miks sa tahtsid Indiasse minna? Ma läksin selles mõttes jube põnevalt, et ma olin suhteliselt eelarvamusvaba, ma olin ette valmistamata. Mu taust Indias oli lapsepõlve need kohutavad India filmid, ja see, kui sul kinos midagi vaadata polnud, siis olid need India laulud ja nii edasi, et ega ma Indiast midagi väga ei teadnud, ma ei pidanud väga tast niimoodi, ma ei osanud midagi arvata, et kuna mu elukaaslane on 5 korda ennem käinud seal ja tema rääkis, kui lahedad on need palverännaku kohad ja mida seal kõik teha saab, ja see nagu sütitas, et kui nendest vau-efektidest rääkida, esimene vau oli see, et olles ikkagi päris palju reisinud, jõuad Delhi lennujaama ja tahad raha vahetada, ei saa. Kuna rahavahetaja tuleb kell 8, kui sa oled kell 6 seal, see on nagu mõistlik. Tahad telefonikaarti, ainult 1 koht ja telefonikaardid on otsas. Pole midagi, et küll see nais või kuskilt saad. Ei saa, lihtsalt ei saa. Nagu tundub täiesti arusaamatu. Ja kuni sinnamaani, et sa tuled lennujaamast välja, lähed siselennu
terminali, siis sul peab olema välja prinditud pilet, on ju. Telefonist ei kõlba näidata, on ju, et sa võid skandaali teha, aga see ei kõiguta, et noh, need esimesed vaud on need sinust olenemata bürokraatia, on ju, mille peale sul noh, lihtsalt need asjad on nii. Ja ei tule jah selle peale, et mina, kui ma oma grupikestega käin Indias, siis ma alati kirjutan suurelt punasega naistele ja ka üksikutele meestele, kes käivad, et kõik dokumendid peavad olema välja prinditud, igaks juhuks kaasas mitu komplekti erinevatesse kohvrikohtadesse pakitud, jumala eest, et neid oleks mitu tükki, sest et tegelikult on hästi nõme, kui sul ei ole lennujaama ei saa sisse, sellepärast, et sul ei ole prinditud välja, eks ju, seda lennukipiletit, et tänapäeval muideks nad küll minu meelest juba viimastel aastatel aktsepteerivad seda telefonis, aga minul on igaks juhuks alati, sest et noh, sest et ja see on veider ja need igasugused, vaatan, et jah, nagu sa ütlesid, et ei saa omale osta telefonikaarti, ei saa raha vahetada, sest et üks koht on kinni nagu, et sellised asjad on Indias minu meelest sellised head kohad, et kus niimoodi ise hästi kohale tulla, et okei, see on niimoodi, meil on teisiti, aga siin on nii. Ja see kohale tulemise hetkeks üks kõige suuremaid muutusi oli esimene taksosõit, nii-öelda autosõit, ma ei mäleta, kas see oli 6 või 8 tundi, see naist Kumbakonami ehk siis esimesse palverännaku linna. Ja ma mäletan esimesed 2 tundi liikluses oli selles mõttes elumuutev, et need olid võib-olla mu elu ühed õudsamad. Et ilma naljata ka, et kui sa oled harjunud euroopaliku liikluskultuuri, kuigi ma olen käinud ka Egiptuses ja sõitnud ise ja sõitnud ka suurlinnades ise autoga, siis reisijana olla autos, kus ma esimese 2 tunni arusaam oli see, et millal aja jooksul oleks pidanud olema 10 laupkokkupõrget. Ja see oli lihtsalt nii ebaloogiline, et siis ma sain aru, et ühel hetkel, et ma ei suuda seda olukorda kontrollida, aga mind nagu vaevas mingisugune nagu hirmus kontrolli himu. Ma sain aru, et ma pean avama oma südame, usaldama elu ja lihtsalt nii läheb. Et see liikluskultuur alguses on täiesti vastuvõetamatu. See on nagu, kui sa siin tead, kuidas kõik käivad ja vaata eestlased eriti teavad eriti veel seda, kuidas teised valesti käituvad, on ju. Ja mina ka, et mul toimus seal selline totaalne ümbermuutumine, et sa pead lihtsalt usaldama. Ja niimoodi on, nagu sinu kaaslane ütles kunagi, et Indias on üks reegel, et kõik peavad ellu jääma, et kõik jääksid ellu ja kuidagimoodi see toimib. Et vahetevahel on selline tunne, et muud reeglid seal ei eksisteeri, on tohutu kaos ja just nimelt see maanteedel. Mina olen ka vahest eriti õhtut, ma mäletan viimati, kui ma tulin nüüd märtsi alguses, tulin Indiast tagasi, ma sõitsin Puttapartist Bangalores, sõitsin taksoga 2 tundi ja muidu mul on alati üks konkreetne taksojuht, eks, ja nüüd ta saatis oma mingi venna või tädipoja või kellegi, neil see käib alati niimoodi, siis see oli ka niimoodi, et pani nende veokate ja nende rekade vahelt niimoodi läbi, et mul oli siuke tunne, et mul iga natukese aja tagant käis südamelt läbi ja siis ma lihtsalt ka mõtlesin, et ma ei saa vaadata seda, et ma panen silmad kinni, usaldan, ju ma jõuan koju, jõudsin. Aga noh, see liiklus on õudne ja. Aga sealt samast mul tuligi kuskil see teadmine, et India selle liikluse ja üldse inimeste põhireegel on see, et väldi konflikti. Et oled sa suurem, vaata meil on natuke see, et kui sul on uhkem auto, siis sul on natuke nagu rohkem õigusi, on ju. Et seal on see, et kas oled suurem või väiksem, ükskõik välja arvatud politseiautod või riigi autod, kõik väldivad konflikti. Ja see on see põhireegel ja teine asi, kus oli hästi näha, oli Varanasi need 2 linna müüride vahel, kus on 2 meetrit on laiust ja seal samal ajal käivad turistid, inimesed, lehmad, sõidab roller
ja kõik omas tempos. Ja see tundub alguses täiesti jabur ja võimatu, et leht tuleb vastu, roller paneb täie hooga ja kõik käivad ja see sujub ja see kõik sujub ja see on nagu uskumatu ja kõik väldivad seda konflikti, ja kui sa usaldad kogu seda protsessi, siis on väga okei. Ja mulle tundub ka niimoodi, et see usaldus Indias on sellises mõttes selline hästi oluline, sellepärast, et tegelikult kui mina alati Indias käin, siis ma enam ei mõtle niimoodi, et ma pean selleks kellaajaks kuskile kohale jõudma. Hea küll, kui ma olen kuskil ühes väikeses kohas, siis jah, 2 maja edasi lähen või siis lähen 5 kilomeetrit linna, aga pikemate nende distantside vahel ma enam ei mõtle selle peale, mis kellaks ma pean kohale jõudma, sest et see kunagi ei pea paika, sest et see lihtsalt nagu ühest küljest see nagu toimib ja teisest küljest see siis nagu ei toimi, aga alati tuleb kuskilt midagi vahele või kellegi järgi kuskilt pead ootama või midagi sellist, aga see nende enda see suhtumine seal on niisugune chill selle koha pealt, et nagu see on see, et kui lehm on tee peal ees, siis sa ei saa sealt mööda minna ja enamus ei lähe eemale, sellepärast et see lehm võib olla ju sinu eelmise sõbra või ma ei tea, sugulase hing on ju ja püha lehmaga pulli ei tehta, et sinna ei saa midagi teha. Ei saa ja need lehmad on seal omaette selline kultus ja omaette selline vaatamisväärsus ja ausalt öeldes enamasti nad on ikkagi hästi toredad ja armsad ja sõbralikud ka veel kõigele lisaks, et minu meelest need lehmad, ainus asi on see, mis mind vahest natukene muretsema paneb, et ma ei tea, kui palju neil seal tänava peal süüa on. Jah, see on nagu omaette küsimus. Lehmad ei pruugi olla alati sõbralikud. Ma olen tõenäoliselt üks väheseid inimesi, keda lehmad on 5 minuti jooksul 3 korda rünnanud ja üldjuhul nad ongi väga sõbralikud. Et kui selle loo juurde tulla, siis õhtul hotelli jõudes tegin oma tööasju ja olin väga ärritunud. Ma olin tõesti nagu väga ärritunud. Tulin välja ja läksime nii-öelda siis õhtut sööma ja esimene lehm puksas sarvega. Ma mõtlesin, et see on juhuslik, et lehmad väldivad samat moodi. Pool minutit hiljem tuli teine. Juba tead, aga ma olin endiselt väga närviline, ma olin väga agressiivse olemisega ja lähen edasi ja tuleb üks väike vasikas. Väikene leht tuleb ja otse paneb mulle sarvega vastu kätt. Ja siis ma sain aru, et nüüd on, et midagi on totaalselt valesti, et Shiva annab märku, et vaheta oma suhtumist. Läksin üle tee, läksin poodi lehmadest peitu, päriselt läksin lehmadest peituses ja vahetasin oma suhtumise ära. Ja vahetasin oma suhtumise ära niimoodi, et kui tänavatoidu kohas käisime söömas, ma vahepeal, kui lehmad tulid, siis ma läksin peitu. Vaatasin, kas nad endiselt ründavad mind või ei ründa. Suhtumine oli okei, pärast käisin sirge seljaga, lehmad enam ei ründanud, et eks nad tunnetavad selle agressiivsuse ära, kui sa oled halvas kohas, siis nad annavad märku. Minu meelest India annab üldse, kui sa oled halvas kohas iga asjaga märku, aga ma korra veel tulen nende lehmade juurde sellega, et ma mäletan, et kuskil Kokornas, eks ju, et ootasime kambakesi, ootasime rongi ja siis see üks lehm ka seal käis kõikide ümbert ja ka kohalikud ütlesid, nii toredasti ajasid teda seal minema, et ühest küljest oli nii kahju, et nad vahest lehma minema ajasid, aga teisest küljest lihtsalt nad kohalikud ütlesidki, et ta ei ole üldse kuri, aga ta on nii suur, et ta lihtsalt ei saa aru sellest, et kui ta lihtsalt oma nende sarvede ja oma suure peaga ja tuleb ja võtab sult ära selle saia ja siis ta võib täiesti tahtmatult millegile peale astuda või midagi niimoodi vigastada, et ta ei tea seda ja et nad üldiselt jah, ega lehm ei ole oma omadustelt, ta on ju selline hästi satvalik ja hästi selline rahumeelne ja maandatud loom, et selles mõttes on lehmast nagu hea natukene nagu õppida, et seda kohalolu või sellist rahu õppida, on ju, et seda ta võib-olla sulle näitaski või?
ja võib-olla tõesti, et ole rahulikum, mida sa närvitsed. Aga kuidas sul on, et kas sa oled nagu Indias mingite asjade puhul oled sa ka niimoodi nagu tundnud, et nüüd läheks küll närvi või et no see on ju loomulik, et eks me kõik vahest keeme nagu üle niimoodi, et me ei oota seda. Ma pigem ütlen, meie India reis kujunes enam-vähem niimoodi, et esimesed 3 nädalat me olime all lõuna pool, on ju, Tamil Nadu ja keskele Varanassisse tulles, on ju, et pigem ikka niisugused religioossed kohad ja ma seal olin väga hoitud ja väga heas energias ja väga mõnus oli ja närvi oli raske minna, ma tõeliselt nautisin seda. Ja vaata, paljud räägivad, et India võtab kõhu lahti. Ma absoluutselt aktsepteerisin kogu seda ühiskonda, kogu religiooni inimesi. Mul ei olnud probleeme, mul absoluutselt. Siis oli väga super, et kui närvi minna, ei läinud närvi. Vaata, igas kohas oli sul ikka selline väikene spekulant, on, et kui sa ei otsusta ära kuskil, mida sa tahad teha, siis on mingi hunnik spekulante ümber ja nad tahavad sinu eest otsustada ja nad tegelikult tahavad raha saada. Aga need on, väike osa on selliseid indusi ja sa saad ikkagi nendega hakkama. Ja ikkagi, kui öelda, et kui närvi minna, siis Kahuratsjuus oli palju templeid, mis olid nagu imeilusad, aga nad ei olnud enam nagu tegevteenistuses templid, vaid need olid lihtsalt nagu inimestele välja pandud ja nii-öelda raha eesmärgid, külastuse eesmärgid. Ma ei läinud närvi, aga ma olin nagu pettunud selles, et mulle see esimest korda, kus ma vaatasin, et see ei ole nagu see India, et seal võiks olla nagu tegevus, aga jah, pigem sa ei lähe seal närvina. Kui lähed, karistab India kiiresti ära, kõht läheb lahti ja tervis hakkab jupsima, et pigem ei, mul läks hästi. Kõhtu lahti sul ei läinud ühtegi juurde? Läks. Pärast seda Kahuratsju kohta läks just sellepärast läkski, et ma pettusin. Ja see oli just põhja pool, kus on puhtam. Et kõik räägivad räpasest Indiast. Minu India, minu mälestus Indiast ei ole räpane. Et need nagu mõnes mõttes hullemad kohad, väga super, ainult seal Kahuratsjuus. Nii kui mul tuli pettumus nii-öelda siis nende templite suhtes, siis tõmbas kõhu korraks. Ja kuidas sa siis selle ära lahendasid? Lihtsalt siis olid sul mingid ravimid kaasas või lihtsalt läks üle või? Kas sa arvad, et see oli sul, vabandust, et kas sa arvad, et see oli mingi söögi peale ka või on söögiga seotud üldse? Ei oska öelda, söögil ei ole ju vahet, et pigem see oli minu enda füüsiline pettumus sellest kohast. Ja ma sain üle rahulikult, kõik tuli organismist välja. Võlujook oli Coca-Cola ja päev otsa tiigri safaril on ju niimoodi, et kui sa päev otsa midagi ei söö, ei joo, siis on lõpuks ja tegeled iseendaga, et aktsepteerid olukorda, siis on kõik okei. Mina olen ka ühe korra Indias saanud külge kõhuhäda ja kusjuures ei olnud üldse mitte esimestel kordadel, esimesed 10 korda ei juhtunud minuga mitte midagi, kuigi ma lõpuks olen harjunud juba, ma isegi üldse ei mõtle enam, et kus ja mida ma väga söön, et päris igal pool võib-olla mitte, aga üldiselt ma olen suhteliselt karastunud, aga see oli selline juhus, et kui tegime mingit filmivõtet ja siis üks India mees annab mulle pudeli veega, ütles, et ma tõin sulle vett ka, eks ju, et sul janu ei oleks ja maitsen lonksu ja tunnen, et imelik maitse on. Maitsen teise lonksu vee, tunnen, et ikka väga imelik maitsen. Küsin, kus sa tõid selle vee või mis vesi see on? See on tavaline see kraanivesi, et kui meie siin joome seda pudelivett, et siis meil kraanivee peale läheb kohe kõht lahti, on ju. Siis ta tõi mulle seda tavalist kraanivett ja siis kuidas järjest pani. Oi jumal, mul oli siuke öö, et kohe oli, et kallistasin seal vetsupott ja igast otsast tuli, nii et see oli päris karm.
aga õnneks ma olin nii-öelda ajurveedarstide külastusel, et oma õpetajate külastusel, et ma käisin neil kordamööda külas ja siis nad poputasid mind selle eest. noh, selles mõttes on veider. Väga huvitav ja. Aga räägi siis, kus te siis täpsemalt käisite seal Indias või et mis te seal täpsemalt tegite? Meil oli selles mõttes väga huvitav tuur, et esimene põhikoht oli Kumbakonam. Käisime 9 planeedi palverännakul, 9 planeedile vastavad siis templid on ju. Ja väga lühidalt öeldes on see selline palverännak, et kui sa sünnid siia, siis on 9 põhilist planeeti ja nendel on mingisugune omavaheline seis, et mõni planeet soodustab su elu ja mõni mitte. Ja see on seotud ka erinevate valdkondadega elus. Ja iga hindu peaks selle muuseas läbi käima kord elus. Ja valged võivad ka muidugi seda teha. Et kui sa teed selle palverännaku ära, siis teoreetiliselt need tugevused, mis sul on, saavad tugevamaks ja need konfliktid siis, mis sellel hetkel, kui sa sündisid, olid taevakehadel või planeetidel, siis need nagu lahenevad. Või siis sa saad spetsiaalselt ka nagu paluda putsa näol, et need leeveneksid. Et me tegime sellise palverännaku ära. See on üsna niisugune, ütleme nii, et üsna ränk kogemus, et seda võib teha siin nii 2 päevaga, 4 päevaga ja nii edasi. Mitu päeva te tegite? Me tegime 2 päeva, sest ma ikkagi olin selline vapper, kes läks kohe peale ja ma arvan, et ma ei karda, ma pärast arvan, et oleks näinud nagu vastupidi, et alguses võib-olla nagu kõigepealt Indiasse sisse, et kui sa lähed kohe alguses nii sellisesse kohta, siis ta on üsna ränk kogemus, jah. Ja sealt edasi läksime Arunachalasse, Tiruvannamalaisse, ümber Arunachala palverännakut tegema, et see oli kindlasti järjekordne elumuutev koht minu jaoks, et nii see Paljajalu palverännak, mis meil 12 tunni puhul, mis võiks olla 4-5 tundi, läks meil kas 6-7 tundi või. Kuna seal Arunachala kõrval see peamine tempel oli just valgetele avatud pärast Covidit ja seal veetsime 2 tundi, et saaks ka oma putsa jonnistuse kätte ja kogesime nii-öelda siis superstaaride või staaride eluolu, on ju, et vaata, kui igaüks tahab suga pilti teha, eks. Ja see on ühest küljest hästi armas, on ju, aga teisest küljest mõnevõrra tüütu, aga samas, kui sa mõtled, et nende hindude jaoks, kellega sa seal kohtud on, nad näevad valget inimest, ma ei tea, võib-olla 2 korda elus üldse on. Nad teevad oma selle pildi ära, nad panevad sektsioonkapile, panevad pildi ja sõbrad tulevad külla, et kes see on? Nad ütlevad, need on meie sõbrad Euroopast. Ja siis sa mõtled, et aga ma võin neile pakkuda seda rõõmu. Nad teevad pilti, et kujutad ette, et mul on tõenäoliselt mingisugune, ma ei tea, kas 100 on, aga 50 pilti kuskil hindu perekonnas, kus öeldakse, et vaata, need on meie sõbrad Euroopast. Ja mina vahepeal täitsa imestan, et isegi sellistes, vaata seal Arunachala mäe juures on ka, seal käib ju väga palju turiste tegelikult ja ikka veel nad on nagu vaimustatud turistidest, aga võib-olla need siis, kes hirmsasti vaimustatud on, ei ole ka seal päris kohalikud, sest et igas väikeses mägikülakeses just vist turiste ei liigu, aga mulle vahest tundub, et väga-väga sellistes populaarsetes kohtades nad tahavad ka turistiga pildistada. Aga kas sa käisid selle palverännaku ümber Arunachala mäe Paljajalu ära või tegid see lõpuni? Ja ma ikka, me hommikul vara alustasime kella 8 ja kuna me olime seal templis, siis me lõpetasime ikkagi niisugune 35-36 kraadi ja see viimane 1-2 kilomeetrit oli üsna ränk, et asfalt oli juba päris kuum ja siis ma käisin seal asfalti kõrval
kus on väikesed kruusakivid ja need on kuumad, aga tead, noh, mul oli esimese kilomeetriga olid päkad olid paistes vesivillides juba on ju, et enam ei olnud nagu vahet, et kui see ära teha, nii et mul ei olnud see, oli küll, plätud olid kaasas, aga enam ei olnud vahet, et jaa. Ja mina tegin seda ka 1,5 aastat tagasi, seda rännakut ja me tegime niimoodi, et noh, tegelikult natukene nagu üks päev hiljem, kui see täiskuu oli, siis selle täiskuu ajal oli meeletult rahvamassid seal, aga me läksime õhtul kell 6, minu meelest kuskil 6 paiku või noh, niimoodi ja me tulime ka täitsa pimedas, mingi 1-2 paiku vist jõudsime sealt tagasi, aga see oli ka parasem ja mina mäletan seda, et mina alguses ma käisin ikkagi päris palju paljajalu, aga siis kuskil linnas ma panin uuesti selle omale ikkagi plätud jalga, sest et see oli nii, noh, läks kuidagi väga jubedaks, aga ma olin õnnelik, et ma nii kaua käisin. Aga kuidas sulle see teekond või kuidas sulle see ümbermäe teekond tundus, et mis elamusi sa sealt said? Ja ega see on, noh, see palverännaku mõte on ju käia võimalikult paljudes templites. Ma ei mäleta, palju seal templeid oli, kas vast 100 või, kus sa sealt läbi käid, eks. Et neid taipamisi, elu taipamisi tuli päris palju. Ja pluss siis need templid, õnnistuse saamised, et seal ju nii-öelda siis forsseerib veel mingisugused tundeid ja emotsiooni välja. Samal ajal poliitikud avasid jälle uue templi, seal oli palju rahvast ja nii edasi, et noh, mälestustes on väga hea mälestus, kindlasti tahaks veel teha seda. Et noh, kuni sinnamaani, et kui nüüd üks samm edasi hüpata, siis Sri Ramana Ashram on minu jaoks täiesti kindlalt elu muutuv kogemus, et kui ma enne seda nii-öelda vana sportlasena olen kogu aeg virisenud oma põlvede ja jalgade pärast, et kui mul on põlvi 5 korda opereeritud, siis mul pärast füüsilist pingutust põlved kogu aeg on valutanud, siis enne seda palverännakut käisime Ashramis munkade ja kohalike siis tšantimist kuulamas ja pärast ka. Ja minu elamus ja kogemus sellest on selline, et see tšantimine tõstis minu põlvede haigusest mind välja. Et mul ei ole pärast seda, noh, et enne seda ma olin niisugune tuntud pärast sportimist niisugune põlveleevenduse otsija, külmvesi ja kõik muud asjad kogu aeg jalad valutasid. Pärast seda mul ei ole. Et midagi selle energias oli nii mulle elu muutvat, et kõik, kellel on põlvedega jama, ma olen rääkinud seda lugu, et mind ta aitas, ma ei tea, kas teisi aitab, aga mind ta aitas kohutavalt. Mina ei mäleta, et see Sri Ramana Ashram minu jaoks oleks olnud selles mõttes selline, et ma oleks mingist haigusest paranenud või kuidagi sellist. Aga ma ütleksin, et see on üks selline ashram, ma olen päris mitmetes ashramites Indias olnud aga see oli kuidagi selline ashram, kus mulle tohutult meeldis. Mulle tohutult meeldis see vaikus seal ja see kohalolu seal ja ma kuidagi alati läksin kuidagi seal oma meditatsioonidega jube sügavale ja mul oli kuidagi selline sisemine shifting toimus seal igal juhul mingisugune, et kui üldse Indias on veel mingid, noh, ma ei ole ju kaugeltki ka ise mitte tervet Indiat läbi käinud, et ma olen rohkem oma panchakarmadele keskendunud ja siis ma rohkem olen selline tüüp, kes on 6 aega järjest ühes kohas, sest ma ei viitsi lihtsalt nii palju enam seigeda oma, 4-5 kuud olen järjest ka. Aga see sinna Sri Ramana Ashramisse ma igal juhul tunnen küll, et ma varem või hiljem lähen kindlasti uuesti tagasi, sest et minu meelest inimestele, kes nagu
kellel on meditatsiooniga või kohaloluga raskusi, siis see Tiruvannamalai ja see Arunachala mägi ja see Sri Ramana ashram, see on nagu täiesti vau. Oled nõus minuga? Absoluutselt nõus. Kui meditatsioonist rääkida, siis mulle tuleb kohe meelde Auroville ja Matri Mandir, see kuldne kuppel, meditatsioonikkuppel, kus on nii-öelda siis täiuslik vaikus läbi ja kus on siis valgus läbi kristallide juhitud, et noh, minu jaoks on see kindlasti ka üks niisugune meditatsioonielamusi olnud, et kui sa lähed sinna sisse, ennem on sul instruktsioon, kuidas käituda, on ju, sa saad spetsiaalsed valged sokid, kuidas sa seal oled ja nii edasi. Et ma ei tea, kas sa oled käinud seal, aga järjekordselt või Auroville selline koht, kuhu tahaks tagasi. Peale inimeste kogu see eksperimentaalne ühiskond, mis sinna loodud on, jätkusuutlik ja roheline mõtteviis ja nii-öelda ise majandav ja kõik muud jutud, et hästi kihvt koht on. Ja mina käisin Aurovillas peale teid minu teada, kas samal aastal või siis ma käisin üks aasta varem, ma ei mäleta, või tähendab üks aasta hiljem, ma täpselt niimoodi seda kokku ei oska viia. Aga ja see Matri Mandiriga on ka mul sellised omapärased kogemused, et esimene kord on ta selline, oli mul ikka selline vau-efekt, et see Matri Mandiri kohta võiks võib-olla siis veel nii palju juurde rääkida, et sinna lihtsalt niisama ei ole, et uksest sisse lähed, et kõigepealt pead ennast registreerima ja sa pead seal Aurovilles olema ikka mitu päeva, et sa sinna Matri Mandiri saad ja siis pead ennast registreerima ja siis nad saadavad sulle kinnituse, mis päeval sa saad ja mis kell sa saad minna ja võib ka juhtuda, et ühe pere liikmed saavad erineva selle grupiga sinna üldse, et seda võib ka juhtuda. Ja siis, kui mina olin, siis oli selline natuke vihmane seal aeg-ajalt ja mul ikka juhtus seda ka, et kord või kaks, et see kätseldati ära, see Matri Mandiri minek. Aga esimene kord oli mul tõeline selline elamus aga ma hullult kartsin seda, et ma hakkan ise köhima, sest mul oli mingi köha tulnud selleks ajaks tohutult, et seal tegelikult pidi vaikus olema. Aga muideks, Andrus, kas sa tead, et tegelikult Matri Mandiris ei ole nad kohalikud rääkisid seda, et Matri Mandir ei ole tegelikult mitte meditatsiooni koht, vaid kontsentratsiooni koht. Kohaloleku, jah. Või selle, jah. Jah, aga endiselt väga äge koht, et ma tahaks kindlasti sinna tagasi, nii Aurovillesse kui Matri Mandiri, kui kogu see keskus, kogu see olemine oli väga mõnus elamus. Ja minu meelest just see, vahepeal ma mõtlen, et miks me peame minema kuskile mingitesse kohtadesse tagasi, et alati, mulle endale tohutult nalja on ja kui oled mingi reisiseltskonnaga kuskil mäe otsas enam-vähem ja siis pooled inimesed räägivad, siia ma tahan küll kunagi tagasi tulla, et mul alati tekib küsimus, et miks sa siia tagasi tahad tulla, et sa oled ju praegu siin juba, et naudi seda, eks ju, kui sa siin oled. Aga ikkagi India koha pealt ma olen selles mõttes aru saanud, et need tagasiminemised mingitesse kohtadesse on selles mõttes ääretult olulised, et just nimelt eriti, mis puudutab selliste polverännakute ja selliste pühade kohtadega, siis me ise muutume ajas ja siis need sellised elamused ja muutused võib-olla järgmisel korral on hoopis teistsugused ja need sellised protsessid, mis seal siis käima hakkavad, on hoopis teistsugused. Ja kindlasti need on teistsugused, aga näiteks Auroville puhul ja üldse India puhul ma tooks ikkagi selle erisuse välja, et inimesed, et Auroville, minu esimene kogemus, ma olin 2 tundi Aurovilles olnud, käinud linnavalitsuses, saanud selle plastikkaardi, et ainukene legaalne maksevahend on ju, läksime sööma, istusime suvalisse lauda maha, on ju,
hakkasime juttu rääkima ja siis kõrvaltüübid vaatavad otsa, küsivad, kuule, kust kohast te tulete, et jube huvitav keel, me pole seda ennem kuulnud. Me ütlesime Eestist. Tüübid küsisid, kaua olete siin olnud? Ma vaatan kella, 2 tundi, et noh, kaua te olete olnud siin? Siis tüüp ütles, et noh, ma olen aastast 73 siin. Ehk siis tollel hetkel oli ta 49 aastat seal olnud. Siis ütles, et no see härrasmees, et see on ikkagi suhteliselt noormees, et ta tuli 82 siia. Et need kohalikud, kes on seda asja seal üles ehitanud, on väga kaua seal olnud, et ja noh, Kristelil olid seal omad vanad sõbrad ees, et nagu imelised tüübid, imelised inimesed, et see on nagu omaette elamus nende inimestega nagu suhelda, et kuigi nad on nagu mõnes mõttes nagu piiratud ühiskonnas olnud, aga hästi helged ja hästi ägedad. Ja sellega ma olen küll nõus, et ma olen ise ka hästi palju erinevates kohtades Indias olnud ja mul on tõesti ka Indias väga palju sõpru, tuttavaid, noh, nende kohta võib öelda nii sõbrad kui tuttavaid, kes iganes on ju. Aga ja kohati tõesti see, et sa ütlesid õigesti, et see nende piiratus on nagu natukene vahetevahel paneb põlgu kehitama ja nagu imestama, aga noh, paljud nendest ei ole ka tõesti käinud omaenda linnast või osariigist mitte kunagi väljaspool, eks ju, et siis ei ole midagi imestada. Aga samas teisest küljest jälle see nende pühendumine sellesse oma elusse ja see tohutu tänulikkus, et Jumal on neile just sellise elu andnud ja nemad peavad niimoodi tegema, nagu Jumal tahab, on ju, siis see on nagu minu meelest hästi nagu selline noh, mitte kadestamisväärne, aga imetlusväärne pigem, et kuidas moodi nad aktsepteerivad seda elu, mis neil on ja kuidas nad selle üle nagu tänulikud on, mis neil on, et kui siin Euroopa inimene tahab kogu aeg siia-sinna saba selgas ringi uhtuda ja kuskil pole hea, iga natukese aja tagant on uut korterit ja autot vaja, siis noh, seal nende kuidagi see selline rahulolu ja on nagu teine kuidagi. Sul on ka niimoodi tundunud või? Tead, jah, vaata, ega India on ju jällegi lai ja suur on ju, et erinevates kohtades erinevad inimesed, ma julgeks nagu tuua selle kuidagi poolitada, et need põhjapoolsed tüübid natukene on nagu teistsugused, et need allpool, kus on rohkem vaesust, siis inimesed on lihtsamad, nad on rõõmsad, lahked, nad on tänulikud, nad on vastutulelikud, nad on uudishimulikud, nad aitavad sind, noh, müstiliselt avatud, väga lahked inimesed, et mul on hindudega ainult hea ja südamlik suhe, et noh, kuni sinna kui ma Eestis ka hindusi kuskil näen, siis ja on võimalus, ma küsin, et kus kohas te olete ja räägin, kus ma olen käinud, et väga sümpaatne rahvas. Inimesed on hästi kihvtid. No ja minul on ka siin Eestis India tuttavaid ja ma just ka nüüd alles hiljuti nädalavahetusel veetsin ühe portsu India inimestega, olime sellel nii-öelda jaanipäeva tähistamise sündmusel ja pööripäeva tähistamise sündmusel, et väga huvitav ja just nende inimestega ka, kes on, ütleme, et Eestisse tulnud, Eestis elavad, on ju, ja on Indias elanud ja kes on seal nagu kogu aeg elavad, et nende inimeste kogemused on nagu nii erinevad, aga samas nende selline avatus ja selline mis seal ka nagu hästi välja tuli, oli see, et mis naised nagu seal rääkisid, et Eestis on niimoodi, et keegi üksteisele otsa ei käi vaata ja juttu ei räägi, et üks naine ütles, et tema läks mingite pühade puhul 10 naabrile mingeid maiustusi viima, India pühade puhul Eestis läks siis maiustusi viima, siis kõik naabrid vaatasid teda, et oi, kes see siuke on, et mis ta tahab, on ju, aga Indias on see tõesti, nii palju kui mina olen kuskil korterit rentinud või kuskil pikemalt olnud, sa lõpuks saad kõikide majaelanikega tuttavaks, siis üks tee või üks tänav, kus sa käid, kõik tunnevad, teavad sind, küsivad, kuidas sul läheb, tervitavad, kõik koerad tunnevad loomulikult, eks ju, ja see on nagu hoopis teistmoodi. Mina vaatan siin, et ma päriselt ei tea võib-olla, kes mu kõrval majaski elavad, et ühte naist tean, aga rohkem väga hästi ei tea.
ja mul tuli see meelde, et kuidas ma imetlesin hindude tahtmist hakkama saada. Et ma täpselt ei mäleta, kus, aga küsisime mingit nõu või abi ja tuli mingi kohalik hindu, tal oli piiratud ingliskeelne sõnavara. Ma ei oska öelda, kui palju sõnu ta teadis, aga ta rääkis kõik asjad ära, kasutades neid samu sõnu ja me kokkuvõttes saime üksteisest aru, onju. Tema jaoks ei olnud see probleem, et ta ei teadnud kõiki asju. Tema nagu tahe aidata oli nii suur. Ja siis sa mõtled niimoodi, et vaata, eestlased on niisugused tagasihoidlikud ja sellises kohas, et ma võib-olla ei oska seda inglise keelt nii hästi ja ma ei räägi ja nii edasi. Neil ei olnud seda probleemi. Absoluutselt. Ta teab piiratud hulgal sõnu, ta kasutab neid kõiki kehakeelt, naeratust ja ta teeb, et nagu see tahe elada ja see rõõm, elurõõm, et see on nii äge ja just nendest väiksemates kohtades, suuremates ka tegelikult, ega siis Teelis, kui me käisime ringi pargis, siis me sattusime samat moodi, et teeme pilti ja nii edasi, aga et elurõõmus rahvas on kindlasti. Ja minu meelest on nad ka hästi elurõõmsad ja sellised hästi kogu aeg naeratavad ja sõbralikud, aga noh, eks ütleme, et eks seal on kõike selles mõttes, et India on igavesti suur ja lai ja samamoodi on see klassisüsteem ka tegelikult ju veel samamoodi kehtiv, nagu ta vanasti oli, kuigi ametlikult see ju niimoodi ei ole ja siis sellest madalamast klassist kõrgemasse klassi on ikkagi väga keeruline saada, aga jah, selles mõttes on huvitav, et mina olen hästi palju seal erinevates kohtades, ma näiteks korterit rentinud ja mul on ka ärilised suhted seal nendega ja kuidagi ikka on see, et mida haritum inimene, seda kindlam ta on ja seda rohkem talle saab loota, aga mõnes mõttes mulle endale tundub, et see äritegemine kui selline Indias, et ikkagi peab olema hästi ettevaatlik, et kui asi rahadega läheb, et siis natuke peab nagu ettevaatlik olema, sest et neil kuidagimoodi on ikka see väike selline, võib-olla petmine, ma ei tahaks öelda, see on, aga siuke väike vangerdamine on nendele kuidagimoodi sisse ehitatud ja ma ei tea, millest see tuleneb üldse, mis sina arvad? Vaata, seal on üks versioon on see, et valge inimene on ikkagi tulnud, et neile raha anda, on ju. Et see on üks versioon. Mul läbi ühe agenditöö on ka India kolleege ja ma olen ka nendega suhelnud ja proovinud nendega äri teha. Mingil maal asi jääb kuidagi seisma. Et jah, siiamaani ei ole õnnestunud sealt osta, muidugi on väga lihtne ja soodne, on ju, aga sinna müüa mõne verra keerulisem. Samas jälle võimatu ei ole. Aga jaa, valget inimest ikka natuke tahetakse tüstata. See teeb nagu loomulikult kultuuri juurde. Et sa oled mõnes mõttes ikkagi seal nagu selline liikuv rahakott, eks ju, aga ma mõtlen, et osades kohtades on jälle see, et ma jälle hea meelega annan nendel raha, sest mõned asjad on seal nii odavad ja minu jaoks on see siis nii väike raha ja siis mul on hea meel neile head meelt teha sellega jällegi, et see on nagu üks asi, aga teine asi on see, et selle äri tegemise juures et seal peab lihtsalt nagu hästi ettevaatlik olema ja minu meelest seal on üks asi veel, et kuna sa ütlesid, et nad on hästi lahked ja rõõmsad ja hästi sellised vastutulelikud, siis mina olen ka selles mõttes jäänud see mulje, et paljud nendest kipuvad hästi palju lubama igasuguseid asju. Ja saab, ma vaatan sealt seda, teist ja kolmandat, neljandat, unustavad ära, nad tahavad, et nagu meeldida natukene, et selliseid lubadusi, mõned annavad küll tohutult minu meelest, et alati nagu neid ei tasu selles mõttes võib-olla võtta väga tõsiselt ja ma tean ka seda, et Indias on ka see, et kui sa nende käest nõu või mingisugust juhatust kuskile, ütleme, et tahad ühest linnast teise minna, siis nendel on nagu selline rahvuslik kultuuri osa see, et nad ei tohi öelda seda, et ma ei tea ja siis teinekord on niimoodi, et kuidas ma sinna teise linna ütles, et sinna minna, järgmine ütleb sinna, kolmas sinna. Et selles mõttes on seal küll natukene, et nendel ei ole nagu viisakas öelda, et või ei sobi öelda, et ma ei tea, kas valetab.
see on minu selline huvitav kogemus seal olnud, aga jälle see on see, et vaata, kuidagimoodi tuleb seda aktsepteerida ja seda võtta naljana, sest et selliseid asju, mis seal on Indias on nagu teistmoodi või kui me oleme harjunud, neid on hästi palju ja jube lihtne on närvi minna ja endast välja minna ja mõtta, et kurat, miks nad küll niimoodi teevad, aga nad on sellised, ja minu jaoks on India just hästi palju õpetanud seda aktsepteerimist, et mõnedest asjadest sa ei saa aru, miks nad teevad niimoodi, aga nad teevad niimoodi. Ja, aga vaata, kui sa lähed nagu teise kultuuri, sa ei saa ju tegelikult minna sinna kohtu mõistma, et teades, kuidas või pooldades seda uskumust või distsipliini, et mõttemustrid loovad meile haigused, on ju, et me valgete inimeste ja eurooplastena tahame nagu paika panna Aasia inimesi ja hindu siis omat moodi tahame paika panna, kuidas on nagu õige elada ja kuidas nad peaksid tegema, on ju. Et kuni sinnamaani, et üldjuhul heidetakse Indiale ette, et India on hästi räpane maa. Ja kuidas nad peaksid seda elamist seal puhtana hoidma, samas teadvustamata, et nende kultuur läbi sajandite on visata kõik asjad tänava peale, on ju, et kui tulevad suurveed, siis need suurveed koristavad nii-öelda tänavad puhtaks ja kõik on nagu okei, on ju. Ja see on nagu põlvest põlve käinud edasi, on ju, ja see on nende kultuuri osa, on ju. Ja nüüd alles nagu õpetatakse, põhja pool juba on natuke kultuursemad, lõuna pool jõuab järgi, et see tänava peal prügi viskamine on põlvest põlve sajandites kogu aeg vereliini pidi käinud, see on, neil on raske omaks võtta, et neil on mingi prügikast võib olla, aga inimesed viskavad ikka asjad maha, on ju. Et kuna ju suurveede ajal tänav läheb puhtaks ja siis on kõik puhas, Aga valge mees tahab jälle öelda, et kuule, te peaksite kogu aeg tegema, need asjad peaks olema niimoodi. Aga te ei pea, see on ju nende kultuur. Ei, ma olen nõus sellega ja mina olen ka aru saanud sellest veel niimoodi, et mul üks enda õpetaja ütles ka niimoodi, et India inimesed, nad on loodusrahvas tegelikult, nad on hästi sellised naturaalsed ja loodusinimesed ja nende jaoks see ongi, et nad on kõik visanud maha ja et loodus võtab selle nii-öelda omale, aga siis tuli plastik ja kilekotid ja need lihtsalt loodus enam omale ei võtnud, aga see mahaviskamine on nagu selles mõttes ikka veres. Aga vaata, see ongi täpselt see sama asi, et nad ongi, mida ma tahtsingi öelda, et nad on nii teistmoodi ja see austus selle teistsuguse vastu, et see ei lähe neid ümberõpetamine, see vahetevahel vajabki natuke sükest, ma tean, paljudele inimestele, kui ma olen neid ise hästi palju inimesi, mitte hästi palju, aga olen piisavalt inimesi sinna viinud, siis vahest see nagu see teistmoodi nagu mõnedel inimestel vajab ikka väga palju aktsepteerimist, et nad on teistsugused ja miks nad nii ei tee või miks nad teisiti ei tee, aga nad on lihtsalt sellised, et nad saavad asjadest teistmoodi aru. Ja see on täpselt sama asi, kui ma tuleks sulle külla, ütleksin, et kuule, sa pead selle kapi sinna panema või selle laua sinna panema, et kas sulle ikka väga meeldiks, kui ma tuleks sulle külla, hakkaks kohe mööblit üles tõstma, ümber tõstma? Järgmine kord võib-olla ei kutsu enam. Jah, täpselt, absoluutselt, see on normaalne nagu, eks ju, ja. Aga mis suhe sul Indias nagu toiduga on olnud või kuidas sulle see India toit on sulle meeldinud või? Ja see India, tead, ma tooks selle toidu poolelt veel sellise vahva asja välja, et hästi palju meil on niisugune nagu võristus, võib-olla ka põlastus, et vaata, hindud söövad kätega. Ja söövadki enamus kohtades ju ikkagi söövad. Põhja pool on lusikad kahvlid ka olemas, aga ega lõuna pool on ka olemas. Aga see on üks oluline asi. Hindud ju enne söömist pesevad käed ja pärast söömist pesevad käed. Et ma mäletan, kui ma tulin Indiast tagasi, läksin ühele õhtusöögile ja jagasin oma muljed ja ütlesin, et vaatame, kui palju inimesed restoranis pesevad käsi enne söömist. 52. Lugesime kokku 52. Aga saad aru, samas on meie kultuuri osa niimoodi, et nad on nii räpased, et nad söövad kätega.
ma proovisin ka kätega söömise ära, et nagu pulkadega alguses on natuke keerulisem, onju, et aga sa sööd aeglaselt, sa sööd, mälud ju rohkem, onju. Su käed on kogu aeg puhtad, käed on kogu aeg puhtad ja toit on imeliselt hea. Küll aga ma tooks selle välja, et mul oli kuidagi jäänud mulje, et India kultuuri või toidukultuuri osa on kana. Mina ei tea, miks mul siin on ka mingi kanakarri ja nii edasi, onju. Et ma mäletan, kas ma Agras lõpuks proovisin kana ja noh, ma saan aru, et kana ei ole kuidagi India toidu osa üldse seal Indias. Et mul oli jäänud arusaam, et siin, ma ei tea, kas Inglismaale, kui nad tulid, et seal hakkasid kana tegema või, et enam ei taha. Indias kana kindlasti ei söö, onju. Siin võid süüa, aga toit on imeline, nagu Aasia kohtades imeline, need maitseained, et uskumatult hea. ja no selle kätega söömisega on selline huvitav lugu ja, et meil peetakse vaata kätega söömist ju väga ebaviisakalt, et lastelegi öeldakse, et vaata, et sa näpuga laua pealt ei võta mitte midagi, onju. Aga mina kui ajurveeda õpetaja ütlen seda, et see on, Indiast on sellised veidrad kombed meile üles tulnud, noh nagu üle tulnud, et mitte üle tulnud, aga noh, sealt pärinevad sellised veidrad kombed, mida meil peetakse vastikuks ja ebaviisakaks, aga meie tervisele on nad tegelikult jälle väga head ja miks see veel on, et vaata, kui sa sõrmedega sööd, eks ju, siis sa kõigepealt tunnetad sõrmedega seda toidu temperatuuri, sa katsud teda, sa katsud selle tekstuuri, tegelikult su seedimine hakkab sealt juba pihta ja iga sõrm on erineva nii-öelda elemendiga seotud ja need elemendid on looduse osad, eks ju, et siis me oleme kas sõrmedega süües nii-öelda oma kõikide nende 5 elemendiga ühenduses ja seal on veel üks asi, et kui sa sõrmedega sööd, siis sa sööd mõistliku kiirusega ja su keha saab, kõht saab nagu õigel ajal täis, et sa ei söö üle tegelikult, on ju? Ja täpselt, et muidu sa lahmad natuke selle, võid süüa nii kiiresti, sööd kiiresti täis ja siis on nagu tekib selline tunne, et kõht ei ole veel täis. Kui sa aeglaselt sööd, läheb 2-3 korda rohkem aega, sööd põhjalikumalt, mälud rohkem ja see on hästi huvitav ja muideks tore, et sa selle kätega söömise meie jutusse sisse tõid, et aga sa panid seda tähele ka, et nad alati söövad parema käega, isegi kui sa ükskõik, kes on parema või vasaku käega, et parema käega ja muideks naistel on sõrmeküüned, parema käe küüned, millega nad söövad, need ei ole lakitud, aga vasaku käe küüned on, et ainult ühe käe küüned, sest et vasaku käega pühitakse tagumikku või noh, tehakse neid protseduure seal. Ja kas ei olnud ka niimoodi, et raha andmine oli ka ainult parema käega, et vasaku käega ei olnud ilus anda ja seal sealt tuli neid asju küll. Kas neid käepaelu pandi ka ainult, need pandi paremale või vasakule, ma nüüd ei mäleta. Minu meelest paremale käele, aga ma ei ole kindel ka selles. Minul on olnud minu meelest mõlemal käel, et eks nad tänapäeval vaata on see ka, et nad neid kombeid nagu natukene nii-öelda turistide meelepäraselt nagu kohandavad ka, et minust on kuskil ka öeldud mulle, et ei ole vahet, on ju, aga ma arvan, et see võib olla ka niimoodi, et erinevates templites ja erinevates kohtades on see selles mõttes nagu erinev, on ju. Nii palju, kui ma lugenud olen nagu pärast Indiat käimist, on ju, et aru saada rohkem sellest kultuurist, siis see põhja pool ju tahab rohkem olla nii-öelda läänemeelilikum ja noh, et käsitsi söömine, kätega söömine ei ole okei, et ja need vanad traditsioonid ja kastisüsteemi ei ole okei ja nii edasi, on ju, et nad natuke jõuga üritavad seda kultuuri muuta. Tõenäoliselt põhjapoolsel teelis ja niimoodi võibki see olla niimoodi. Lõuna poole see ikka kohale ei jõua ju.
Mhm. Ja see on huvitav jah, sest et ma ütlen, et tegelikult see India suurus on niivõrd niivõrd suur, et me ei saa rääkida ühest ja samast Indiast põhjas ja lõunas, et see on niivõrd erinev. Aga kuidas sa selle WC kultuuriga selles mõttes selle harjusid või oli see sinu jaoks ka kuidagimoodi šokeeriv, et ma loodan, et meie armsad ja kallid vaatajad ja kuulajad ikkagi teavad seda, et Indias selline klassika ikka ei ole sellist viisakat WC-potti ja WC-paberit, et nendel käib see asi kõik sellise mõnes viisakamas kohas on see WC-s käsidušš ka olemas, aga enamasti on ikkagi selline ämber nurgas ja siis on kopsik ja siis sealt uhud endale seda vett peale ja sellised nagu meil vanasti Pusjaamas olid sellised tualetid, kus oli üks auk oli põhjas, et see on seal ikkagi siiamaani veel tavaline. Minul vedas, et mina sattusin sellistesse tualettidesse, kus oli pott olemas ja kus oli tualettpaber olemas. Kuigi meil oli igaks juhuks tualettpaber kaasas, et vältida seda kopsiku ja vee asja. Aga ma nägin neid jalajälgedega kohti küll. Aga õnneks ma ei pidanud kasutama, et selle kultuuri osa ma jätsin kasutamata. Aga huvitav, minul on näiteks, kui me nüüd intiimseks võime minna siin, ma loodan, et meie vaatajad ei pahanda, et minul näiteks, mina olen lasknud oma Eestisse ka selle duši paigaldast, et ma tegelikult peale Indias käimist ma ise väga ei armasta enam WC-paberit kasutada muideks ja ajurvedarstid ütlevad ka, et ega see kasulik ei olegi, et see põhjustab igasuguseid pärakuprobleeme ja seal neid haavandeid ja nii edasi, eks ju, need hemorroide, ja seesama selline kükitamine on samamoodi, on tegelikult tervisele on palju parem kui meie kaasaegse ilusa poti peal istumine. Et see on nii huvitav, et need sellised klassikalised ja vanad asjad, et mõnikord on nendel oma point sees. Ja muideks mul oli ütleme niimoodi, et ma olen palju külas käinud ka inimestel seal ja enamustel on tegelikult praegu ikkagi juba need sellised, kes on arstid ja õpetajad ja neil on see kaasaegne meie euroopalik WC-pott, aga ühes kohas olid mõlemad, nii et ühes vetsus oli siis üks ja teisel oli teine ja päris äge. Jah, ei, kui sa niimoodi võtad, siis Indiast on ju palju ägedaid asju tulnud, et üks selline asi, mida enamus inimesi ei tea, et meie spordivõimlemise või soendusharjutused on peaaegu kõik tulnud joogast, India joogast on ju, et nii-öelda läänemaailm on võtnud, kui sa joogat tunned ja vaatad, kuidas sportlased ennast soojaks teevad, vaatad, et okei, see on nüüd see joogastiil, see on see asi ja nii edasi. Et Indiast on võetud hästi palju kultuuri üle. Kuni sinnamaani sa kindlasti tead, et nii-öelda idamaade suurim kingitus läänemaailmale on tegelikult meditatsioon, mida mingi osad lääne kultuuri osad võtavad siis pikkamisi vastu, võib-olla, ma ei tea, eestlased kas on vastu võtnud või mitte. Ameerika kultuur on selle väga vastu võtnud. Ma nüüd tean, et Saksas on pärast Covidit on meditatsioon on lõpuks nagu aktsepteeritud. Rääkisid mulle meditatsiooniõpetajad. Eestis ikka inimesed teavad, aga tõenäoliselt kasutavad seda vähem, et lihtsam on ikkagi ju tabletti võtta, kui mediteerida. Ja selles mõttes on sul õigus, et väga palju on ikkagi neid, kes veel, ütleme, et igasuguste tervendusmeetodite abil nad pigem parema meelega lasevad operatsiooni teha, kui proovivad mingit manuaalterapeuti või siis kedagi, kes neid aitaks, minul on endal ka hea näide, et mina inimesi viin nendes ajurveda keskustesse Indias ja tegelikult on päris raske nagu inimestele seda, mitte raske, aga see on omaette väljakutse inimestele seletada seda, et tegelikult saab teisiti ka hakkama ja selles mõttes just, et tasub proovimist
ja see nende see meditsiinisüsteem ja see Ayurveda on ju kõik tegelikult samamoodi nagu tavameditsiin, see on täiesti tunnustatud meditsiinisüsteem seal Indias ja järelikult see toimib. Ma mäletan, sa rääkisid, sa käisid ka massaažis ja oli sul mingite Ayurveda arstidega ka kokkupuudet või? Ma ei jõudnud Ayurveda arstide juurde, massaažis käisin küll, muidugi oli vapustavalt hea kogemus, aga midagi elumuutvat seal ei olnud, sest juba ma olin saanud need Sri Ramana elamuse kätte, et muuseas ma võin öelda, et seal samas Arunachalas pärast Kumbakonamist või Tiruvannamalais pärast tulemist ma olin jäämas meningiiti, et kui inimesed, see on hästi levinud haigus seal just valgete või nii-öelda väljaspoolt tulnud inimeste hulgas. Ma olen ise olnud 2 korda ennem nii-öelda haiglas meningiidis, et ma tean, mida see tähendab, kui ta tuleb sinna kuklasse hakkab valutama ja mis peavalud tekivad, kui sa enam nii-öelda ibukaga enam sellest üle ei saa. Et ühel hetkel see pea jääb sulle valutama ja nii edasi. Aga jällegi see Arunachala Sri Ramana kombinatsioon midagi tegi, nii-öelda, et ma unustasin selle ära, et mul selline oli. Pärast mul tuli meelde, et enne seda ma olin üsna kindel, et nüüd on jälle minek. Et noh, kui sa oled läinud selle peavaluga haiglasse, siis sa tead, et enam tabletid ei aita, et nüüd on minek, ja ma olin kindel ka, et see kohalik meditsiin teab seda haigust, oskab seda ravida, kindlustus oli olemas ja nii edasi. Aga mul ei olnud vaja, et need mungad tegid tõenäoliselt selle asjaga korda. Ja võib-olla küll. Selles mõttes kindlasti, et minule tundub üldse see, et kogu see kultuur ja kõik seal, et see aitab nagu nii-öelda seda vaimset shifti tekitada ja ka tervislikku shifti. Ma ise näen, et kõik need asjad toimuvad seal selles mõttes alati nagu kuidagimoodi paremini, sest et seal on kogu aeg see selline rituaalide hõng ja need mediteerimine ja kõik see, seal on iseenesest juba selliste nähtamatute jõudude abi ja tugi kogu aeg olemas, sellepärast et kogu aeg neid rituaale lihtsalt see on nende selline elustiili osa, et täpselt samamoodi kui nagu sina teed omale hommikul tassi kohvi, läheb tema teeb vaata nagu selle rituaali seal on ju. Ja, aga vaata need rituaalid ja need nähtamatu tugi on ju jumalad, on ju. Ja seal on see huvitav asi, et seal ei ole üks jumal, vaid seal on nüüd erinevate andmete põhjal, kas on tuhanded või miljonid jumalad, on ju. Et iga asja jaoks on sul oma jumal ja kõige lahedam asi, mis ma nägin, oli, et ma kuskilt lugesin kas ajalehest või kohalikust ingliskeelsest ajakirjast, et iga aasta korraldatakse erinevates kohtades need jumalate top 10. Rahva populaarsemad top 10 jumalad. Ja Shivat teavad kõik, on ju, et Shiva ei pruugi olla alati esimene. Ja seekord vist ikkagi oli, et ma mäletan, et top 10-st ma järsku teadsin 7-8 jumalat, et kõike täitsa ikkagi ei teadnud, et neid on palju, iga asja jaoks on spetsiaalne jumal. Jällegi kultuuri osa, et meil on ainult üks jumal ja me oleme sellega rahul, ehk siis nagu Eestis, aga neil on mitu, neil on palju neid. Ja tegelikult igal templil on ka iga tempel on ka enamasti on mingi konkreetse jumala tempel, eks ju, ja mõnedele jumalatel on palju templeid, mõnedel on vähem templeid ja mõned on väga haruldased seal ka, et see on selles mõttes huvitav. Ja kuule, aga kas sa tšaid ka Indias jõid või? Kindlasti. Ja see on ju nii kuidagi tavaline, loomulik. Aga kohvi jõid ka, et sina kui praegu see maailma selline suur kohvikuru ja kohvimeister, et kuidas sul see kohvi Indias meeldis?
sa ei tead kohvi ka seal? Kohvi siis oligi üks suuremaid valukohti, kuna ma sel hetkel ikkagi olin ka kohvihoolik, siis India kohvi ei ole ju päris see, on ju, ta on niisugune ebamäärane jook, mis on magus ja nii edasi ja ta ei ole ju täitsa must kohvi ja et ühes rannakurorti linnas Mamallapuram, jube lahe nimi on ju, seal leidsime ühe sellise koha, kus kohalik hindu oli toonud Mumbaist lennukiga kohvimasina ja siis euroopalikud kohviaad on ju, et seal sai nagu päris kohvi. Et muidu sa jood ikkagi seda India kohvi ja noh, aktsepteerid, aga igatsus nagu päris kohvi ubade vastu jääb. Sest mina mäletan, et nagu Tiruvannamalais ja siis selles Aurovillis sai ka ikkagi päris kohvi või nagu ikkagi vähemalt midagi natuke paremat, aga eks nendel on see, vaata see, kui meie oleme araabikad siin enam-vähem harjunud rooma kogu aeg, siis neil on see robusta seal ju põhiline, eks ju. Võib olla küll niimoodi, ma mäletan jah, et seda nii-öelda espresso, mis on minu lemmikjook on ju, või noh, kohvi valmistamismoodus, siis seda ma sain ainult Mamallapuramist, ma ei mäleta, et Aurovilles tõenäoliselt saad ka amerikanot, aga ju ta amerikano võis olla niisugune lurr. No jah, selles mõttes küll, et kindlasti, et muidu selles mõttes, et näiteks kui ma olen seal Puttapartis, siis seal Puttapartis on see Saibaba ashram ja siis seal Saibaba ashramis on sellised väiksed kohviputkad ja nendel on seal palju uskumatult hea see Lõuna-India Kerala või noh, Lõuna-India kohv, mis ongi suhteliselt kange ja natukese piimaga, see on tõeliselt hea ja see, jumal, see maksab seal. Ma mõtlen, kui mina, kes ma tahan, ikka püüan, mulle õudselt kohv maitseb, aga ma püüan kogu aeg sellest kohvi joomisest nii-öelda loobuda, siis see Kerala kohv, see topsikene on seal mingi 20-30 senti, siis noh, kuidagi keeruline on seda teha. Vaata, see on sel hetkel juba kallis on ju, et sa tead neid, et mis ta Euroopa hindades maksab 5 või 10 senti ja kui keegi hakkab seal liialdama ja küsib kahekordset hinda, siis tuled tagasi mõistuse juurde, see meie jaoks ei tähenda mitte midagi, aga nendes kultuuris see on juba väike petmine on ju, et me ikkagi ei ole valge inimene, nii valge inimene ka ei ole, et nüüd 20 sendiga pettas. Aga kusjuures mina olen ikka küll seal kohanud küll turiste, kes 10 sendi pärast ka pool tundi vaidlevad, et no mõnes mõttes ja tegelikult, kui päris aus olla, siis mul oli see koristaja käis mul ja ma maksin koristajale peale, siis ma oma kohaliku sõbranna tütre käest sain riielda, et sa ei tohi niimoodi teha, et kohalikele muidu läheb teenus palju kallimaks, kohalikud ei jaksa maksta ja siis ma sain aru sellest, et see on tõesti õige. Siis ma enam ei pidanud seda veidraks. Ja muuseas, sama asi on nendes templites putšadega, ehk siis selle preestride putša õnnistuse ja siis sa ka annad kokkuleppel teatud rahasumma, mis meie jaoks on naeruväärselt väike. Ja seal on ka see hoiatus nii kohalike poolt, et ärge hakake valgeid inimesed üle maksma. Et ühel hetkel on see, et nad kõik harjuvad ära sellega, aga see tavaline India inimene, kelle jaoks see summa on suur, siis nemad ei taha tegelikult seda hinnatõusu. Eks need osades templites on ka ju need spetsiaalsed niisugused spekulant-giidid, kes tulevad ja näevad, valge inimene, sulle teeme erituuri, maksad rohkem ja nii edasi. Ja muuseas selle õnge ka Varanassis ühe õnge sattusime. Et jah, pigem on see, et hoia seda madalant joont ja ära anna lisatasu peale ka. Siis on kõik õnnelikud. Kohalikud hindud on õnnelikud. Ja on kohalikud ka ja kohalikele tegelikult see ei meeldi, et need valged on hinnad üles tõstnud, et igasuguste rentide ja ütleme, et ka rikšade ja kõige, kuigi ütleme, ma ütleksin, et võrreldes 10 aastaga on Indias niikuinii hinnad päris korralikult tõusnud, et seda, et kuidas sulle tundub, et kuule, minu meelest käib selline müüt kogu aeg, et India on, et mul üks tuttav ütles, et sa lähed ju sinna Indiasse, et seal on kõik pool tasuta, seal on kõik pool muidu nii odav. Mis sa sellest arvad?
ta on kindlasti soodsam kui Eesti, on ju, aga kui sa lähed linna, ikka korralikku linna, siis ma mäletan, ega need hotellid maksavad samatmoodi 100-120 eurot öö ja rohkem, on ju, et toidukohad, vaata, ta on nii lai maa ikkagi laia diapasoniga, et sa võid hästi vähe maksta tänava peal toidukohad ja sa võid maksta euroopaliku või maailma tasemel, et aga üleüldiselt ta on mõnevõrra soodsam, aga mitte, ja tõenäoliselt, kui sa lähed kuhugi väikesse küla kohta, siis maksadki vähem. Aga ega ta nüüd nagu kallis koht ei ole, aga ega ta üleliia odav ka ei ole. No ja minu meelest on just niimoodi ka, et kui sa lähed sinna, ütleme, seal mingi 2-3 nädalaks ja siis sa sõidadki kogu aeg taksodega ja sõidad kogu aeg, ma ei tea, isikliku autojuhi võtad või siis ja validki kogu aeg, oled 2 päeva ühes hotellis, 3 päeva ühes hotellis, ja nii edasi, siis sa tahadki, et sa saad vahepeal korralikult oma pesu pesta ja võib-olla basseinis ujumas käia ja sa tahad sellist mõnusat ja korralikku kohta ja sul on iga nagu põhimõtteliselt minut arvel, et ühest kohast teise, aga ma ütlen, et loomulikult saab väga odavalt ka seal 2 euroga saab sõita bussiga näiteks mingi 5 tundi sõidad, loksud sellises bussis, nagu meil olid siis, kui me olime koolilapsed sinuga alles, on ju, sellises maabussis ja sõidad 5 tundi ja päikse käes kuumened ja vetsu ei saa hästi vahepeal ja siis saad ka 2 euroga selle maa sõidetud ja väga paljud need kohalikud ka seda ise kasutavad ja ma olen ka seda teinud, et see on nagu mõnes mõttes nagu värvi lisanud, aga rongiga sõitsite? Ja rongiga sõitsime mitu korda ja rongiga me ikkagi rongipileti broneerisime ka vist ostsime nädal aega varem ära. Esimese rongi saime niisuguses ühiskupees, kus kardinad käisid ette ja vaata see nii-öelda 2 kardinaga kupee keskel on rida ja siis on ühene niisugune kupee osa, et kui mina magasin, mul jalad olid nii-öelda sellest reast väljas, et ma pidin jalad konksu kogu aeg tõmbama ja teise rongi saime ikkagi selle omaette kupee siis, et rongisõit on ikkagi elamus. Et esimene kord läks väga hästi, teine kord hilines rong vist ainult 6 tundi. Mis jällegi läks selles mõttes hästi, et ju rong võib ka päevi hilineda. Ja teine elamus oli rongi oodates oli see, et need inimesed, kes võib-olla isegi sõnakesti inglise keelt rääkinud, siis nad kogu aeg tundsid huvi, et mis rongi peale sa lähed, on ja näitasid oma pileti ära ja siis nad näitasid sulle oma äpist, kaugel see rong on, millal ta tuleb, mis see viimane informatsioon oli. Hästi sõbralikud. Kuni sinnamaani, et kui me rongijaama läksime, siis pakikandja viis meid alguses valesse kohta, siis meid juhendati ikkagi õigesse kohta. Ja siis vaata, nad võtavad kuidagi sind nagu oma tiiva alla ja siis nad kogu aeg ütlevad, see nüüd õige rong, sinna lähed peale ja see on, mõnes mõttes ei pea üle muretsema, nad on nii sõbralik rahvas, et kogu aeg aitavad. Ei, üle ei pea muretsema küll, kuigi mina olen alati see, et ma natuke seda rongisõitu selles mõttes, ma olen sõitnud päris palju rongiga, alati nagu väldin natukene ja mina püüan alati osta sellist rongi, et kus see peatus, kus ma peale lähen, algpeatus, et siis ma saan varakult sinna rongi minna, sest et mul on olnud elus selliseid juhtumeid küll, et oleme mingi kambaga ja siis suurte kottidega ja siis 5 minutit enne seda rongi tulekut tuleb välja, et tuleb hoopiski rong teisele platvormile ja siis jooksed oma 25 kilose kohvriga seal trepist alla, trepist üles, et see on mul olnud selline elamus, aga ja viimati ka oma pikkamaad sõitsin, siis ma lasin selle oma kohvri, siis kohe mingi pakikandja tuli ja pani mu kohvriga siukse ajuga minema, aga ilusasti rongis näitas mulle, näed, et see on see rong, näed, vaata, täpselt näitas mulle ja siis see on see number kupee ja siis see on või see vagun ja see number iste, et kõik on õige ja näitas ja muidugi raha pidi talle ka sellest maksma, aga minu jaoks oli see nagu väga suur asi, et ta mind õigesse kohta viis, et see oli selle rongisõidu juures jah, aga
Üldiselt kuidagi on alati sujunud ja ma ei ole veel maha jäänud rongist kunagi, igal juhul. Mul selle rongisõiduga tuleb meelde hästi niisugune hindusi iseloomustav omadus, et vaata, siiamaani ma olen rääkinud kogu aeg, hindud on hästi lahedad ja lahked ja nii edasi, aga see võitlus päikese all ja selle oma koha eest, et ma tulin, ma arvan, võib-olla Varanassis rongist maha 2 suure kohvriga ja noh, ilma naljata rongi uksest välja tulles, seal ei olnud ruumi, seal ei olnud nagu ruumi, et kuidagi välja trügida, on ju, et kui sa tuled kohvrid üks ees, üks taga, on ju, seal ei ole vahepeal ruumi. Aga samal ajal kujuta ette, et 3 hindut üritasid minust mööduda ja rongi uksest sisse tulla. Mulle oli see täiesti arusaamatu nagu sel hetkel, et kuidas, noh, millega te mõtlete, on ju, et kuidas see nagu võimalik, et nagu natuke on õhu kohta, aga nemad nägid seda kohta ja see on selle kultuuri osa, et kui sul on võimalus, siis nad lähevad läbi ja see tuleb ju igalt poolt trügides, et meie vanad nõukogude inimesed, me ei tea, mida tähendab trügimine, et me ei oska, meil ei ole neid omadusi, kuidas nemad oskavad trügida, et noh, toon teise näite, et olime seal 9 templi tuuril nii-öelda ja seal järjekorrad on reguleeritud, metalltarad on nagu piirded on ja järjekordselt minu tagumiku ja selle piirde vahel oli nii palju ruumi. Ja nad suudavad kuidagi, nad nagu päriselt suutsid sealt nagu läbi minna, võib-olla oli nii palju ruumi, on ju, aga nad suudavad ja nende jaoks on nagu see jumala okei, et sa ei saa neile ette heita, see koht päikese all võideldakse kätte ja kogu aeg ja see on nagu selle rahvuskultuuri osa, et me ei pinguta nii palju, kui nemad peavad pingutama. Nad on harjunud kogu aeg, et tuleb nii, kui on võimalus, nad lähevad igal pool, see trügimine, noh, see on uskumatu rahvussport neile. Ja ei, see on äge ja selles mõttes, et näiteks selles Saiba-Pasramis on ka niimoodi, et seal on, noh, vahest on nagu, mõtled, et mis paganama reeglid nende, seal on need täiesti mõttetud reeglid, aga siis saad mingil hetkel aru, et kui seal mingid reegleid ei oleks ja inimesed peaks järjekorras seisma, üksteise järel minema, siis nad lihtsalt kõik jookseksid korraga sinna ja kõik asjad maha, on ju, ja noh, poes on ka vahetevahes, et sa lihtsalt ootad ilusasti järjekorras ja siis mingi 3 mingit hindut lihtsalt lähevad ette ja käed pikalt ees ja ulatavad oma asjad müüjale. Et see on tõesti see asi, mis nagu vahest nagu võtad küll, et siin tahaks küll kurjaks saada. Aga jah, see on selles mõttes nende selline isiklik selline enda ja noh, bussid ja rongid, et kuidas moodi, noh, naised, lapsed ei loe, kõik mehed panevad, kes kiiremini joosta jõuab, ei ole vahet, kas naised või lapsed, nad lihtsalt panevad, et kes kuskile esimesena jõuab, et see on paras niisugune, see on tõesti naljakas. See on ürgne instinkt, sündides kaasa antud ürgne instinkt, et sa pead, see on nagu see nende ahnitsemine, see on jah, sa saad seda ainult võtta niimoodi avatud meelega ja naljana, noh, et tõsiselt ei saa seda võtta. Ei, selles mõttes, et ega nende neid selliseid veidrusi ei saagi naljaga, noh, nagu, sest sa võid sellele kohalikule öelda, et kuule, nii pole viisakas, et teda ei huvita, ta teeb järgmine kord täpselt samamoodi ja noh, ja mõnes mõttes, noh, nagu koristajatega on ka natuke samamoodi, et mul on selle oma korterites koristajad käinud, et selle üle me oleme ka ikkagi turistidega vahetevahel ikka nagu, noh, see nende koristamiskultuur, see on naljakas, noh, mitte midagi pole teha, et tuleb sulle, võtab sulle, kõigepealt peseb sulle selle mopiga peldiku ära ja siis sealt ukse eest ka väljast poolt ja siis läheb, tõmbab selle sama mopiga su köögi selle töölauaga üle ja ütled talle, et ära sa nii tee, järgmine kord teeb täpselt samamoodi, see sama koristaja ja tahab rohkem raha ka saada selle eest, et see on kuidagi hästi sihuke. Oi, meil oli ikka tunde, kas me selle üle seal oma sõpradega nalja viskasime, et kuidas rääkisime neid koristamise ja neid siukseid müüte. See on lahe. Aga räägi mulle, mida kui sa tulid Indiast nüüd Eestisse tagasi ja käisid Indias ära enne Indiat, ütleme, kas su elu pärast Indiast Eestisse tulekut ka kuidagi moodi muutus või kõik jäi täpselt samaks?
et muutus, kindlasti muutus, ega siis Indias olles ma muutsin juba ennast või ma olin, ma muutsin ennast, et kasvõi see esimene autosõit on ju, ma muutsin ennast, kui ma ennem üritasin kontrollida kõike, siis ma hakkasin usaldama rohkem elu. Et ja kogu selle liikluskultuuri suhtumine on ju, et see tundus Eestis nagu nii naljakas, et see tundus nii totaalselt naljakas, et mida sa signaalitsed, mida sa vihastad teiste peale, on ju, et keegi teine teeb midagi, teeb niimoodi, nagu sina ei ole harjunud, on ju, mis siis? Kui see on ohutu, mis siis on ju, et kui inimesed siin kuskil möllavad, omavahel sõnelevad, elavad kellegi teise elu, milleks, et kuidagi niisugune mingi niisugune teistsugune arusaam elust tekkis kindlasti. Et niisugused mõttetud nääklemised, kraaklemised ja võib-olla teiste inimeste elamine, elude elamine ja kaasaelamine pole nagu oluline, on ju, et ma võtsin sealt ikka päris palju kaasa. Kasvõi seesama, et väldi konflikti, et kui lihtne see on. Kui lihtne on see, et väldi konflikti, väldi igas mõttes konflikti, füüsilist kokkupõrget, aga väldi konflikti, et sa ei pea inimesega hakkama oma enda teadmisi või enda seisukohta peale suruma. Tal on oma lugu, sul on oma lugu. Me võime, mõlemal on õigus, on ju, ja mõlemal on õigus ja me võime endiselt selle pärast sõbrad olema, et me ei pea nagu tülli minema, et ja füüsilises kehas elu muutvad põlvede asi, tervise pool, ta on nii hunnitult, hoomamatult suur riik, kultuur, religioon, et hästi palju muutus. Ja muutus niimoodi, et sa võtad selle omaks ja pärast on nagu raske isegi öelda, et kuule, et ma ennem tegin ja mõtlesin hoopis asju teistmoodi. Et praegu võtad seda nagu elu loomuliku osana ja sa oled saanud sealt selle tõuke. Ja see on hästi huvitav. Aga ma saan aru, et kas see sinu karjääri muutus ja kõik see toimus ka suhteliselt kohe peale Indiat või mitte, või et sa keerasid mõnes mõttes oma ärilistes tegevustes ka täiesti teise suuna või? See tuli ka vist suhteliselt kohe peale Indiat või? Eks ta oli see protsess, ma ei oska öelda, kas nüüd täpselt, aga seal ta võimendus ja, et milleks sa mida teed, on ju, et ma ennem tegin võib-olla natuke niimoodi inertsist ja jõuga asju, on ju, siis nüüd ikkagi tahaks teha, et muudad inimeste elu paremaks, on ju, ja teed seda, mis sulle meeldib ja mida on hea lihtne teha, Ja selles mõttes on küll õige, et õpid seda, vaata, minu meelest Indias on ka see tore asi, et mulle mõnes mõttes nagu hullult meeldib, et nad tegelikult nad on ju siuksed natuke mõnes mõttes nagu laisad ka, et nad teevad nii vähe kui võimalik seal, on ju. Ja mõnes mõttes vaatad, et pagan, et te olete nii laisad, on ju, aga teisest küljest nad võtavad seda elu kuidagi nagu chillilt ja tegelikult me peaksime selle pingutuse asemel siin ka võtma nagu natuke chillimalt seda, on ju. Ja sellega ma olen nõus, et eks läänelik elustiil ja kultuur on mõnevõrra teistsugune, on ju, et meie see saavutusvajadus põhineb nagu teistel väärtustel, on ju, et võib-olla rohkem raha tagaajamine ja mingi karjääri tegemine ja nii edasi, mis ei ole ka halb, et osadele inimestele see sobib, on ju, et jah, jällegi India on nii suur ja lai, erinevad kultuurid, et igaüks võtab selle sealt, mis talle meeldib sealt.
Absoluutselt ja noh, ja noh, minu meelest on see ka niimoodi, et ega sinna Indiasse päris võib-olla mingit sükest meie tavapärast luksust nagu otsima minna võib-olla ei tasugi, eks ju, või see, millega meie oleme harjunud sellist luksust võib-olla, et seal on see luksus peitub milleski muus hoopiski. Noh, kui sa võtad kõik need Mumbaid ja suurlinnad, on ju, Mumbai, Delhi, Chennai, mida iganes, ega seal on see luksus olemas, ega seal on need rikkad ja väga rikkad inimesed samamoodi olemas, et ja see kõrgklass ja nii-öelda keskmine klass, et need on võib-olla isegi rikkamad kui meie keskklass, on ju. Et aga kuna ta on nii suur ja lai, siis on ka vaeseid palju rohkem või? No, minul on küll Indias tuttavaid, kes nagu elavad küll nagu palju kordi paremini kui mina ja Eestis, või ütleme, et kui nad käivad Euroopas, elavad ka mingites 100 eurostes ja kallimates hotellides, nii et noh, et kuigi ütleme, et mingites piirkondades ütleme, et seal on ikkagi selline India inimese tavaline palk on umbes 200 eurot, eks ju. Selles mõttes. Et niimoodi on ja. Aga millega sa praegu tegeled? Ma toon hoopis Hiina kultuurist pärinevat funktsionaalse seene kohvi teed ja siis seene ekstrakte maale. Et hoopis nagu naaberriigi meditsiinil põhinevat ma saan aru siis, et see sinu kohv on kuidagimoodi selline et ta on mõnes mõttes isegi nagu ravim või? Kas ta ravim on? Ravim on võib-olla palju öeldud, et seda ei julge öelda. Pigem on ta tervist toetav, et kuna ta omapära on see, et ta on madalahappeline, et ta ei tekita sus kohviärevust, ta ei tekita sus seda energia ülestõstmist alla kohvikrassi, et ta tekitab samasuguse energiaefekti nagu matša, ehk siis nagu ühtlane energiavoog ja see on tegelikult saavutatud tänu selle funktsionaalse seene ekstraktile, mis balansseerib nii-öelda siis kofeiini ülemõju ja lisaks on tal siis selle funktsionaalse seene head omadused juures nagu lion's mane, reishi, shiitake, tremella. Ja noh, samamoodi on see kohvi, on see tee ja on alkoholivabad funktsionaalse seene ekstraktid ka. Ja kohe see nädal on tulemas ka funktsionaalse seene ekstraktide puldrid, mis on nii-öelda siis veel efektiivsemad kui need alkoholivabad seene ekstraktid. Ma saan aru, et sul on mingid Ayurveda teed ka seal või midagi sellist või? Ja, et kui sa Ayurvedat puutud, siis üks tee on spetsiaalselt ikkagi nii-öelda tee pärineb Sri Lankalt, mis on tuntud teemaailm ja seal on Ayurveda komponendid ka sees, et Ayurvedaga on ka hea seos olemas. Ja, just, et võib-olla tasub seda ka proovida, sellepärast, et ega neid Ayurveda baasil teesid ka nüüd just igast toidupoest päris saada ei ole, et ja need erinevad vürtsid, mis seal tee sees on, et meie külmas kliimas on alati need Ayurveda vürtsiteed sellised, mida tasub alati proovida ja alati kuidagimoodi enda kasuks tööle panna ja muideks tead, mis mina teen veel sinu kohvi, siis ma olen ka Andruse maale toodud kohvi suur austaja. No ütleme niimoodi, et mul oli tükk aega selles mõttes suur selline nagu mitte vastu olla, aga kuidagi, kuna mina ei ole üldse seente sööja, kui ma kuulen sõna seen, siis ma nagu jooksen kaugele, nii kaugele, kui saan. Ja alguses ma muideks seda esimene kord, kui ma jõin, siis ma natuke seda seenemaitset tundsin ja mis mina olen lihtsalt hästi tundlik ka maitse suhtes, aga see oli esimene kord jätsin natukene. Ja pärast seda nagu ma ei ole kogenud seda, aga mida ma ütlen küll, et see on nagu hästi mahe ja hästi selline nagu, ei tekita sükest nagu muidu kohvi joomisel. Ma olen päris tihti kogenud, et tekib süke
tohutu ärevus, et selles mõttes ma soovitan küll neile, kes nagu ikkagi kohvi juua tahavad ja kellel on kohv nagu on saanud selles mõttes probleemiks, et midagi natuke teistsugust, et seda kohvi proovida, et tihti muidu need ärevad inimesed seda kohvi kipuvad liiga palju jooma, aga muidu tavaline kohvi tekitab veel rohkem seda ärevust, on ju? No jah, vaata see seene asi, see on nagu huvitav, et eks mu üks missioon on, kuigi ma ütlen, et on funktsionaalse seene ekstraktiga kohvi, üks missioon on inimestele anda seda proovida, testida, et see hirmutab inimesi, et kas on seenemaitse, ei ole. Funktsionaalne seen ei ole, shiitaket kasutatakse söögiseenena ka, aga funktsionaalne seen ei ole tegelikult toiduseen, et ta on ikkagi tervist toetav ja see pärineb Hiina meditsiinist ja seda on kasutatud sajandeid. Ja neid kasutajaid on 100 miljonit, on ju, ja teadus selle taga, seda on ka palju küsitud, seda teadust ja tõestust, seda taga on ka palju ja palju. Aga jah, selle joogi omapära on see, et paljud konkurendid nii-öelda teevad siis, võtavad kohvipulbri ja seenepulbri, segavad ära, tuleb nii-öelda siis funktsionaalne seenekohv on. See on tehtud teistmoodi, et selle Peruu araabika vahekasvatatud oale on lisatud siis seeneekstrakt. Kõige lihtsamalt öeldes on immutatud seeneekstraktiga, et see uba on kaetud või uba on immutatud seeneekstraktiga. Sa kasutad seda nagu tavalist kohvi. Üldjuhul inimesed ei saa aru, ma julgeks öelda, et üle 99% inimesed ei saa aru, et seal on seeneekstrakt juures. Küll aga ta on maheda maitsega, ta ei ole kibe, ta ei ole hapu ja mõnele see ei sobi, mõni tahab seda haput, see on okei, see ei ole see kohvi. Ja teine asi on see, et kuna ta on madala happeline, et ta ei tekita üles-alla võnget, on stabiilne energia, siis mõni ei ole sellega rahul. Aga üldjuhul see annab tegelikult sellise efekti, et need inimesed, kes mingitel maaprobleemide, maahappelisuse pärast enam ei saa mitut kohvi päevas juua, siis nüüd on see võimalus, et sa võid lõunal või isegi õhtul nagu juua seda kohvi, sest ta ei reageeri või ei ole su organismile nii halb, kui võib olla happeline kohvi. Ja selles mõttes kindlasti, aga ma siiski tahan teile, kallid inimesed, et kui te seda Andruse kohvi proovite, siis sellega üks asi on küll, et see on nii hea ja nii maitsev, et püüdke siis seda ajurveedalikku tasakaalukust ja sellist, kuidas öelda, sellist mõistlikkust säilitada, et ärge siis 10 tassi kohvi ikkagi päevas jooge, sest see on tegelikult päriselt hea, et see võib hakata nii maitsema, et sa tahad seda liiga palju saada. Ma vastupidi ütlen sulle, et ma ikkagi eelnevalt jõin niisugune 5 kohvi, mõnikord 7 kohvi päevas. Ja see, kui sa nii-öelda aksepteerid seda, et sa saad selle energia kätte, ma julgen öelda, et ma joon maksimaalselt 3 kohvi. 2 kohvi võib-olla maksimaalselt, ütleme õhtupoole ka 3, et mul ei ole seda rohkem vaja, sest vaata, sa ei saa seda üles tõstat energiat kätte, kui sa isegi jood 5 kohvi, sa ei saa seda, see on lihtsalt sujuv. Aga selle kohvi hea omaduse ja kofeiini hea omaduse sa saad kätte, on ju, ja siis olenevalt funktsionaalsest seenest, kas ajutöö või seedimine, selle saad ka kätte. Ja, et see on nüüd küll vaata, et mis selle tavakohviga võib-olla see, mis minu isiklik nagu, mis tekitabki seda sõltuvust, on see, et see tekitab mingi ärevus, on ju, siis sa korraks, kui seda kohvi jood, siis seal tekib siuke rahulolu tunne, on ju, ja siis mingi hetke pärast tekib jälle ärevus, on ju, aga selle sinu kohviga seda ei teki, vaata. Ja just see selline veider, selline vahepealne efekt, et see on see koht, kus nagu, nüüd ma tahaks veel kohvi saada. Et seda nagu sul ei ole enam seda üles tõusmist enam ei ole vaja, vaata. Jah, et muidu sa tõused üles, tekib kohvikrassi, siis ta üles. See on stabiilselt, kogu aeg on mõnus. Seda emotsionaalset kõikumist ei ole, aga minu jaoks on ta lihtsalt see, et minule lihtsalt meeldivad nagu mahedad kohvid ja siis mulle lihtsalt vahepeal lihtsalt nagu tekib tohutult nagu lihtsalt isu nagu selle järgi. Ma tahan seda nagu isu pärast nagu, mitte selle omaduse pärast,
siis ma mõnikord isegi noh, ja muidugi ma mõnikord luban omale, aga mõnikord ma siis ütlen, et ma teen täna nüüd vürtsitäit ka vahetuseks. et lihtsalt see, et liiga paljuks ei lähe, et noh, et ma ise olen seda tüüpi, kelle lihtsalt mõnikord mõningad asjadega kipub käest ära minema. liiga palju tahad. reisikohvi on selle jaoks kõige parem, et ma olen ikkagi avastanud, et Lions Mane on kõige tuntum, aga Reisi on funktsionaalsete seente superstaar minu jaoks, et peale selle, et ta on nagu seedimisele hea, on ta insuliini residentsust lõhkuv, on ta teise astme diabeetikutele hea, on ta unele hea, et Reisi on uskumatult heade omadustega funktsionaalne seen. Ja sellega ma olen nõus ja nii et varsti tulen jälle su juurde uue paki järele, nii et ei ole midagi siin, et tegelikult ma just tahan öelda seda, et pigem nagu tahan seda öelda, et et Ayurvedas on alati see, et minu see podcasti üks või selline jutuajamise üks selline üks osa on ka see, et rääkida natukene võib-olla Ayurvedast ja tervisest ka ja lihtsalt nagu see kohv on alati Ayurvedas olnud selline nagu selline piiripealne asi, et Ayurvedas ei öelda kunagi ühegi toidu kohta ega millegi asja kohta, et see on väga kahjulik, et see võib olla mingis olukorras võib ta olla ravim, aga teises olukorras võib olla iga asi jällegi kõige suurem mürk, et seda ei saa olla. Aga sest kohvist on niimoodi räägitud, aga kuna see kohv on mõnes mõttes ka selle naudinguallikas, siis mina mõtlen, et kui sa seda aeg-ajalt omale lubad, siis tuleb lihtsalt mingite teatud toiduainete või selliste jookide puhul ka tuleb, minu see kvaliteet on just hästi oluline ja sinu need on ja miks ma hindan seda, et see on mahe, vaata, et mina alati arvan, et sellised, kui vahepeal alkoholi juua või siis ka kohvi juua, et siis võiks see asi olla nii, et me oleme ju inimesed kõik ja me tahame natukene patustada ka, et see on normaalne, et me ei ole kogu aeg kurud või kuskil, me ei mediteeri kuskil koopas, on ju, et siis meil on teistsugused elustandardid, aga mulle tundub, et see mahetoit ja see, ütleme, et see kohv on ka mahe, et just nimelt sellepärast, et kui sa ikkagi tahad, siis tarbi ja selliste asjade puhul minu meelest on just see kvaliteet just ülimalt oluline, et mulle meeldib see kvaliteedi küsimus just. Ja vaata, see ongi eesti keeles on huvitav, et kui inglise keeles öeldakse orgaanika on ja orgaaniliselt kasvatatud, aga eesti keeles öeldakse mahe on ja mahe kasvatus ja maitse võib ka olla mahe. Et see mahel on mitu mõtet, et mahedalt kasvatatud maheda maitseline kohv. Jah, täpselt ja no väga armas. Ma panen teile kallikesed kõikidele sinna Andruse kontaktid ka selle video alla kenasti ja siis te saate ise uurida ja uudistada selle kohta, aga ma lõpetuseks siis võib-olla siis küsin sinu käest ühe sellise küsimuse, et mis sa siis arvad, et kui sa Indiasse järgmine kord tagasi läheksid, et kuhu sa siis esimese asjana või kuhu sa uuesti läheksid? Tead, mulle tundub, et see Tamil Nadu, see kolmik, Auroville kindlasti, Auroville nii inimeste Matri Mandiri kui see Auroville kontseptsiooni pärast kindlasti läheks tagasi. Arunachala tõmbab tagasi, kuna mul on seal nii head omadused, et tõenäoliselt võib seal veel midagi saada, kuni tahaks sinna Arunachala otsa saada, mis ei ole legaalne praegu enam, aga kuidagi tahaks sinna jõuda ülesse ja ausalt öeldes ega see 9 planeedi palverännak, kuigi see on ränk, tahaks seda ka veel uuesti läbi teha. Või siis seal allapoole Kerala kanti Ayurveda kliinikud vaatama minna, see on mul üldse tegemata, et seal tegelikult, kui aus olla, seal võiks ju aastaid kollata ringi nii allpool kui ülevalpool.
ja absoluutselt. Nii et selles mõttes on tõesti niimoodi, et võimalusi kui palju ja aga samas on ka see, et mida mina arvan jälle, et iga asi tuleb omal ajal siis, kui sa selleks valmis oled ja täpselt samamoodi, kes ei lähe kunagi polverännakule, võib-olla ei lähe kunagi Ayurveda kliinikusse ja vastupidi, eks ju, või siis tuleb mõlemasse ja me lähmegi oma eluga mõnusasti nagu kogu aeg natukene edasi ja igal eluperioodil avastan uusi asju, nii et see ongi okei, vaata, et siis oleks igav ka, kui me kõik asjad korraga ära käiksime, on ju. Jah, aga igal juhul ma väga tänan sind, Adrus, et sa olid nõus kohe minuga, nii kui ma sulle selle idee välja käisin, vestlema tulema ja mina soovin sulle kõike head ja soovin sulle ja sinu imelistele klientidele häid kohvinaudinguid ja kõikidele teistele, kes meid siin täna on kuulanud või vaadanud, siis soovin ka ilusat suve ja taipamisi sellest suvest ja võite siis selle minu jutuajamise või podcasti omale nii-öelda ennast ennaga jälgijaks panna ja seda täiesti rahulikult võite jagada ja tutvustada ka oma sõpradele, nii et mul on terve pikk nimekiri huvitavastest inimestest, kes siia kõik tahavad minuga jutustama tulla ja keda ka mina tahan kuulata, nii et aitäh sulle, Andrus! Aitäh sulle!